Euroopa Rekonstruktsiooni ja Arengupank finantseerib Eesti ühe suurima päikesepargi rajamist 22 miljoni euroga. Laenukapitali ja oma finantseeringu toel rajatakse Harjumaale Kehra külje alla enam kui 50 megavatise võimsusega päikesepark. Tegemist on olulise maamärgiga taastuvenergia tootmisel. Eesmärk on ikkagi kõikide päikseparkide juurde lisada akud, mis suurendavad varustuskindlust ja ka pimedal ajal annavad võrgule võimekust taastuvenergiat toota või võrguteenuse tugiteenuseid osutada ja seal hulgas rajada päikseparkide juurde tuulikuid ehk siis hübriidlahendus. Taastuvenergia päralt on tulevik. Tänane ilus päikeseline ilm viib vägisi mõtted sellele, et miks ei võiks meil ka Eestis olla rohkem päikesepaneele. Täiendavat energiat on turule vaja. Tulevikus peame vähendama sõltuvust naabrite kallist sisseostetavast elektrist. Tänaste hindade juures on tootmine kallis ning me pole konkurentsivõimelised. Läbilöömiseks on vaja odavamat elektrit. Kui me tahame siia sellist jätkusuutlikku ja uut tootmist saada, et majandust edasi arendada, siis ega välismaised ettevõtted vaatavad ka sinna, kus on piisavalt taastuvenergiat. Ja need on need põhjused tegelikult, mida meie näeme, et tegelikult toetavad kogu seda taastuvenergia arengut. Kui suurest numbrist me selle Pihlaka pargi puhul võime rääkida? Ja, et konkreetselt selle pargi puhul, mida me täna rajame, investeeringu maksumus on 35 miljonit eurot. Päikesepargi ehitus Anija vallas käib. Alustatud on platsitöödega ja esitatud paneelide valmistamiseks tellimused. Anija valda paigaldatakse üle 93 000 paneeli, millal on loota pargi valmimist. Esimene osa peaks selle aasta teises pooles valmis saama ja teine osa ehk siis suurem park, mille ehitus võtab kauem aega, peaks valmis saama järgmise aasta teiseks pooleks. Nii tootjad kui tarbijad peavad olema ühel meelel tulevasest elektrihinnast. Seepärast tuleb tekitada turule läbipaistvuse regulatsioon.